Saade Kas tohib on täna juttu tulnud rääkima Eesti Golfiliidu presidendi Marko Kaljuveeriga. Vaatame, kas vastav president nüüd vastu võtab. Kopp. Tere, Marko! Tere! Kas tohib sulle külla tulla? Ikka tohib. No tõtt öelda peame küll üles tunnistama, et sinuga kohtumist kartsima meeletult. No, sellepärast, et minu arust oled sina Eestis teletegija number 1. Läbi minu silmade. No ja ma arvan, seda on liiga palju öeldud, aga teles ma olen tõesti hästi kaua töötanud, aga karta ei ole mind küll põhjust. Ei, no enam ei kardagi, kus juures, et ma kogusin hoogu 2 nädalat, et sulle see telefonikõne teha. Ja kui ma olin sinuga ära rääkinud, siis oli nii kerge oli olla ka pärast. Et täitsa tavaline inimene. Ma arvan, kõik on tavaline. Ma olen selline vanakooli naine, et teen sulle sellise vanakooli joogi. Aitäh! Suur aitäh! Aga mis oleks, et räägime törts golfijuttu? Räägime juttu, jah. Aga Marko, nüüd räägime siin juttu sinu kabinetis, ehk et sinust on saanud Eesti Golfiliidu president. No võib juhke tunne olla küll. Sõna president juba kõlab hästi. Ja, sõna president kõlab tõesti hästi, aga ma arvan, et selle taga on hoopis hall argipäev ja samas, no vaata, kui sa oled ühes alaliidus või oled sa televisioonis, töötad spordivaldkonnas, sa pead nagu sporti armastama ja sporti tundma ja sa peavad silmad särama tegelikult iga töö peale ausalt öeldes. Nii et selles mõttes Golfiliidu presidendi ametis ma tunnen ennast päris hästi ja ma arvan, et on selline suur väljakutse ühte noort ala Eestis arendada ja üles töötada, sest tegelikult vundament on Eesti golfis päris korralikult valmis ja nüüd on vaja sinna maja peale ehitada ja need inimesed on sellised hästi koostöövalmis ja edukad ja nendega on selles mõttes hästi põnev tööd teha. Nii et tegelikult on täpselt nii, et mida tahad, mida on vaja teha, kui sul on siht olemas, sul on strateegia olemas, sul on plaan olemas, siis on endal kergem nendes rööbastes ka liikuda ja ma arvan hetkel, et ma seda olukorda naudin. Aga ma saan aru, et tööpõld on siiski sulle siia suur ja lai jäetud. Ja, absoluutselt. Selles mõttes, et mida iga alaliit ja mida üldse Eesti spordis on vaja, et sul oleks tegelikult oma ala tipud, tähed. Ja Eestis on golfi arendatud ainult 20 aastat, võrreldes siin jalgpalli, korvpalliga, kus on 100-aastane traditsioon ja kergejõustik ja teised suured alad Eestis, siis golf on ikkagi poisike veel nende kõrval. Aga maailmas öeldakse golfi kohta, et ta on maailma number 1 ala teise alana. Et kui maailma kõige populaarsem ala on jalgpalli, erinevates riikides on veel erinevad spordialad, siis see teine ala, mida üks või teine inimene teeb spordis, on golf, sest Rootsis, Islandil, paljudes riikides, USAs on ta ju puhas rahvasport, ta on kättesaadav, ta on üldse kallis, nagu mõeldakse, et golf on ainult ilusatele ja rikastele ja sellise edukatele inimeste edukatele tõsi küll, sest igaüks tahab meis edukas olla ja edukuse mõiste on ka selline mitmetähenduslik, aga tegelikult on ta täiesti kättesaadav, hinnad ei ole üldse kallid, on hoopis teised alad, mis nõuavad isegi veel rohkem raha, aga tuleb tõele näkku vaadata, et kui sa tahad oma hobiga tegeleda või oma spordialaga tegeleda, siis iga ala maksab. Tahad aeroobikas käia, tahad jõusaalis käia, tahad ujumas käia, ilma rahata ei saa mitte kuskil. Ujumas võid suvel käia, järves ilma rahata. Aga nii see on ja minu töö ongi hästi mitmetasandiline, et arendada ja lükata tagant tippsporti, noortesporti, harrastussporti ja lõpuks ma tahan ka väga turismi arendada, et siin 3 nädalat tagasi ma kohtusin Eurospordi esindajaga Tallinnas ja üritaks ikkagi seda golfiturismi Eestis võimalikult laiahaardeliselt arendada, et tuleks ka Euroopa keskklassi turist siia ja jätaks oma raha Eestisse, et üritame siin koostööd teha ja ma arvan, et see reklaami väljund võiks olla näiteks Eurospordis järgmisel aastal ja käisin ka EAS-is seda rääkimas, et turismi osakonnas, et me saaksime ja Tallinna linnas, et saaksime tegelikult minna maailma lausega, et Eestis on mõnus golfi mängida. Täna nagu seda turismi lauset ei mõtlegi keegi, et turism all peetakse, ma ei tea mida, kõike silmas on, et Eestis on veel golfiturism nagu keegi mõtle selle peale. Selles mõttes ongi hea minna sellise nagu lausega välja ja avardada seda mõttemaailma, sest golf on turism
ja kui tuleb turist siia Eestisse, mängib golfi, siis ta teeb ka muid asju siin, jätab Eestisse raha ja kasvatab meie majandust ja mis iganes. Nii et ka veel see pool, äripool, nii et ei saa öelda, et ma ei naudi seda. No mis siin salata, tegelikult golfi harrastavad ju mängida sellised keskealised härrasmehed ja siin paar aastat tagasi Erki Noole käestki küsiti, et millal tema alustab golfimänguga ja Erki Nool olla vastanud, et ta pole veel piisavalt vana selleks. Millal sina viimati golfikeppi käes võitsid? Eelmise aasta maikuus, aga mina hakkasin golfi mängima 2002. No kõigepealt ma kummutan selle väite ära, et jah, see on küll õige lause, et golfi võib mängida täpselt nii kaua, kui sa liigud ja nii kaua, kui sul tervist on. Ja see on küll tõsi, et golfi võib mängida väga kõrge vanuseni. Aga maailmas, vaadates nüüd seda maailma tippu, siis see on ikka väga kõva sport. Ega ilma asjata ei liigu golfis suured rahad ja ei ole Tiger Woods maailma üks populaarsemaid ja jõukamaid ja rikkamaid sportlasi, et seal golfis raha liigub. Miks ta liigub? Järelikult seal on mingisugune tõmme sellele alale on, et kus tulevad televisioonijaamad taha ja tuntakse selle ala näitamise vastu huvi. Et siin liiguvad suured rahad, aga see maailma absoluutne tipp, kus on ütleme siis 100-200 mängijad, need on ikkagi tippsportlased, tippmängijad täiesti kõvasti, et ma ise hakkasin golfi mängima, siis pärast, kui ma olin veel halvas füüsilises vormis ka, siis pärast 15. rada ma hakkasin lihtsalt jalgu järele vedama, sest niivõrd ära väsitab, sest sa käid selle ühe mängu jooksul, mis kestab 4,5 tundi umbes ligi 10 kilomeetrit. No mine kõnni 10 kilomeetrit ja vahepeal vehid kaigastega ja vahepeal on sul vaimne pinge peal, kas sa lööd seda meetrist või 1,5 meetrist putti sisse, et siin on nagu füüsiline, aeroobne töö, siin on vaimne kogu aeg pinge peal, et päeva lõpuks oled sa oma naudingu saanud tegelikult ja sa oled oma pinge kätte saanud, sa oled oma füüsilise koormuse kätte saanud, et see on väga hea sport, mõeldes tippsportlase peale, mõeldes harrastaja peale ja mõeldes ka laste peale, et selge see, et ei saa jalgpalli ja golfi näiteks võrrelda, et täitsa võrreldamatud alad, aga eks igas alas on oma selline nagu võlu ja mõnu ja armastus sees, et tegelikult jalgpall on see teine ala, mida ma väga armastan. Aga golf on selles mõttes hästi laiapinnaline ja peidab endasse ja mitu sellist asja, et ta nagu ka võrreldav sellise eluga, et kord läheb hästi ja on sul õnne ja lööd selle palli sisse ja nagu eluski on ja siis on sul halvem periood elus ja läheb halvasti ja ei saa mänge hästi. Tippmängijad võivad ka kaotada täiesti oma tehnilise vormi ära, Tiger Woodsid ja suured maailma nimed ka, et lihtsalt läks käest ära see tehnika ja on vaja otsida uuesti, et tulla jälle tagasi sinna kõige kõrgemasse tippu. Nii et see on selline suur elu ja sinna on sisse kodeeritud ja kirjutatud mitu erinevat stsenaariumit, mida me kõike ei tea isegi. Kui nüüd rääkida Eesti mängijate tasemest, siis milline see hetkel on? No Eesti mängijad veel on arengufaasis, et me ikkagi üritame jõuda iga aastaga sinna Euroopa tippule lähemale. Tõesti, täna me oleme kaugel sellest tipust, aga näiteks juba sel aastal oli esimene kord, kus Eesti koondise mängijad on talve läbi olnud Hispaanias laagris. Oleme käinud ka varem Hispaania laagrites, kas me oma poegi käis eelmisel aastal laagris Eesti koondisega, aga see aasta on selline erand tehtud, et on saanud terve talv läbi olla, ehk siis 4 kuud Hispaanias murul saavad harjutada treeneri käe all, tegeleda siis oma tugevate ja nõrkade külgedega ja olla kogu aeg nii-öelda väljakul. Et see on suur asi, et me saame Eestis mängida ju 5 kuud golfi ja siis tuleb talv ja siis on kogu lugu. Et kui ilmad on sellised pehmed, siis saad mängida, aga see ei ole selline külmas, ei ole ka mõnus mängida. Nii et selles mõttes meil on pikk tee minna, aga kui me seda teekonda ette valmistame õigesti ja ka teaduslikult läheneme ja võtame kaasa oma ala nii-öelda spetsialiste, et näiteks meil tuleb ka Inglismaalt nüüd selle aasta vältel 3 korda rahvusvahelisest golfiliidust üks treener meid abistama, aitama mängijatel tehnikat lihtida ja ka vaimsed mänguplaanid paika panna, sest golf koos on mitmetest komponentidest, aga väga tähtis on ka selline mängu strateegiline plaan, mis sa paned. See on hästi põnev, sellest võib rääkida hästi pikalt ja väga huvitavalt, et siin on millest rääkida. Ega tõepoolest siin võiks terve selle poole tunni täis rääkida ainult golfist, aga mis oleks, kui sa näitaksid, mida see Audentese maja siin, milliseid ruume veel peidab? No vaatame.
Kõigepealt on esimene naaber on ujumisliit, tegevjuht. Riho Ailand, tere! Tervist! Mis tööd käid praegu? Panen kirja praegu vastu. Loed raha või? Ja, see tuleb pärast seda. Nii, et ujujad on siis siin kohe naabrid, head naabrimehed. Kuidas naabriga läbisaamine on? Täitsa korralik, ei toksi vastu seina, nii et kõik on okei. No näed, kiidetakse. Toksime hoopis golfi väljakul. Ja, just. Kes on järgmises toas? No ma vaatan, et siin on võilemisliit kirjutatud, ega ma väga siin ei ole käinud ka. Tere, me näitame, kus keegi töötab, kus me oleme. Kadri on siin ja seda ma tean ammu. Sind ma ei tea. Katrin väga meeldib. Küsime paar sõna Marko kohta ka, et kuidas siin üleaia naabriga läbi saate? Pole näinud. Näinud mõned kovad ainult, kui ta on vedanud siin koosolekuid ja need on jätnud niisuguse väga sügava mulje, kuidas ta neid on juhtinud. Skorpionid ongi säravad. On jah? Jah. Aga ma soovin teile edu. Nii, praegu vist lõunaaeg, et Eesti jalgratturite liit ka puhkab. No päris palju alaliite siin. No siin on jah palju, et kas maadlejad on siin. Vaatame maadlejad. Lähme vaatame. Kopp, no ma arvan, et iga mees tunneb Eesti maadluskoondise peatreenerit Enn Põllust. Tervist! Tere, Enn! Millega praegu tegelete üldse? Arutame, paneme asja paika. Palju üldse Eestis täna maadlejaid on koos lastega kokku? Umbes? Anti teab. 3000 alla kuskil. No päris palju. No, peaaegu 3000. Eestis on ligi 3000 golfimängijad ka. Kõik head. Ja võib lisa tulla teile või? Küll tuleb. Tere, just tere. Siin on Karate Föderatsioon, mis on praegu ka kinni lõunal järelikult. Nii. No nii, vaadake, alaliidu peasekretär, tema on üksi siin uhkes üksinduses, saab rahulikult tööd teha. Oled siin tõesti üksi? Olen üksi. No, näed, võrkpall elab hästi järelikult. Käib tihti, nii et... Aga kuhu sa külalised istuma paned? Ma vaatan, et tooli polegi, lauda polegi. Nii palju kui vaja on, nii rohkem, nii palju kui toole. Edu teil! No täna kohtud sa Mati Alaveriga, mis teemadel kokku saate? No me räägimegi, ütleme, et paljudel teemadel, et hea on kuulata ju tarka inimest ja ikkagi Suusaliidus suurt tööd teinud ja Eestis legendaarne treener. Et ma arvan, et mul oleks temalt palju uurida, küsida ja lihtsalt rääkida mõnikord, et mida võiks teha ja kuidas teha, sest alaliidus ma olen ikkagi värske uus inimene ja võib-olla on tark küsida vanemate tegijate käest nõu ja analüüsida olukorda, sest just see analüütiline pool, mis Mati Alaveril on olnud, see mind huvitab ja võib-olla ma saan häid ideid ja häid mõtteid, et kuidas golfiliidus mõnda asja rakendada, mida on tehtud omal ajal Suusaliidus ja kuidas see edu tegelikult on tehtud, et see on nagu väga tähtis ja üldse ma arvan, et alaliidud võiksid omavahel tihedamat koostööd teha, rääkida oma tugevatest külgedest, nõrkadest külgedest, oma rõõmudest ja oma muredest. Võib-olla seda isegi tehakse, ma ei tea, et ma olen ikkagi nii uus inimene seal selles seltskonnas, kuigi ma olen jällegi nii vana inimene selles sfääris, et spordis 24 aastat olnud, aga alaliidu juhina nagu mitte. Et hea on rääkida inimestega ja ega sellist konkreetset eesmärki ei olegi, et lihtsalt natuke rääkida, natuke analüüsida, natuke arutleda, et kus me täna oleme ja kus me tahame jõuda ja eks rohkem nagu mina küsin ja uurin, mis temal nagu vastata mul oleks, et see on see mõte. No mina töötan sinu endiste kolleegidega ja ka tänane operaator on sinu väga hea endine kolleeg. Kas on kuidagi ka kodusam tunne seda intervjuut täna anda? On küll jah, tegelikult ega Eestis teleseltskond on suhteliselt väike ja kõik tunnevad kõiki, nii et vahet ei ole, kas on Tallinna TV või on TV3 või Kanal 2 või kõik on saanud alguse ETV-s tegelikult ja see seltskond on väga mõnus ja väga hea on. Tere õhtust, head sõbrad, London tervitab teid. 30. suveolümpiamängude alguseni on jäänud natuke rohkem kui 1,5 tundi ja siis ta algab maailma kõige suurem spordisündmus, suur pidu absoluutselt kõigile. Ja kusjuures nendel endistel kolleegidel on väga hästi meeles, kui sa ETV-sse sattusid ja hakkasid tegema siis spordisaateid, on nii. Kui sa nüüd meenutad oma esimest saadet, siis mis sul esimesena nagu pähe tuleb?
No esimene saade oli Aktuaalse Kaamera spordiuudiste lugemine, tol hetkel oli ta veel Aktuaalse Kaamera all ja lugesime seal spordiuudiseid ja siis oli 1. juuni 1990 ja mäletan, et ma lugesin uudist ja ma ei vaadanud kaamerasse, vaid ma vaatasin monitori ja nägin ise ennast kogu aeg seal. Ja ma ei saa aru, miks ma küll ennast pidin kogu aeg vaatama, sest kaamerasse ma nagu ei julgenud vaadata või unustasin ära või oli nähmane või ütleme ähmis natuke, aga tegelikult tol hetkel mul ei olnud üldse närvi sees või oli siis selline väike ja mõnus, et ma tundsin ennast päris hästi, aga järgmised korrad siis juba lõi närvi ka sisse ja siis oli ebamugav ja tundsid ennast nagu halvasti, et eks ikka need sammud olid ETV-s sellised pikad ja aeglased ja tuli alati õppida ja üks kõige paremini õpitaksegi läbi eksimuste ja läbi selliste naljakate seikade, et oli siis aasta 1992, oli Barcelona olümpiamängude stuudio, mina istusin kõrvuti koos Tõnu Tammaruga, ütlesid Tõnule, et Petkat teavad ju kõik tegelikult ja olime siis Petkaga kõrvuti ning läksime siis eetrisse, ma mäletan, mille võistluse järel Barcelona olümpiamängudel ja hakkasime rääkima ja alati, kui läksime ootamatult või kiirelt eetrisse, siis igaks võttis mikrofoni ära ja pani mikrofoni tagasi endale. Minul oli mikrofon olemas, ma ei olnud seda ära võtnud, Petka oli võtnud mikrofoni ära ja mina võtsin kiiresti, krahmasin Petka mikrofoni ja siis läksin juba eetrisse, väga kiireks läks meil, siis Petka samal ajal kohmitses ja otsis oma mikrofoni, mis oli minul küljes. Et see oli päris naljakas, see on tegelikult ETV arhiivis ka olemas. Et selline üks seik, mis on nagu meelde jäänud ja mille me siiamaani nagu naerame. Nii et tegelikult oli põnev aeg. Eesti on jalgpallis tõusnud Euroopa keskmike hulka, kes suudab heal päeval Euroopa tippudele korralikult vastu hakata. Meenutagem või mängu Hollandiga. Kiiret tuleb peale vasakuga lööb! Olemas! Super! Tuli võimalus Vassilevile ja veel palju! Rahvas teab sind rohkem kui jalgpallistuudio saatejuhina. Et kavatsed millalgi sinna tagasi minna? Vot seda ei oska öelda, ma arvan, et mingil hetkel küll ma sinna tagasi lähen, aga ega elus kõiki asju ette ei näe. Ei oska täpselt öelda, kuidas elu kujuneb ja kuidas ma ise tahan ja kuidas soovid on ja mis on plaanid ja eesmärgid. Et televisioonitööd on 24 aastat tehtud ja nendest 14 aastat olin sporditoimetuse juht, nii et kogemused on suured ja märkimisväärsed, nii et vaatame. Kunagi ei saa öelda ei, pigem jah. Mulle väga meeldis see jalgpallistuudio, see küsimuste vastuste voor, kus rahvas sai ka siis sõna võtta. On sul mõni küsimus eredalt meelde jäänud, et mis oli võib-olla eriti tobe või naljakas? Jumal, neid küsimusi on tegelikult väga palju, et jalgpalli Euroopa meistrivõistluste või maailmameistrivõistluste finaalturniiri ajal tuli ligi või isegi üle 30 000 küsimuse, et 6 aja vältel. Et seda on ikka päris palju ja siin oli, tõesti oli ka väga imelikke küsimusi, aga üldiselt ikkagi me need kohitsisime ära või võtsime välja, et vaatasime selliseid huvitavaid ja paremaid. Ma ei tea, tegelikult üks selline väga spetsiifiline küsimus oli, et kõik räägivad suluseisust, kui spetsialistid ja asjad ja siis üks naine küsis, olge hea, seletage mulle ära, mis see suluseis on ja Aavo Sarab suutis väga kergelt ja lihtsalt seda nagu vaatajale selgeks teha, ma omal ajal mäletan. Aga sellised vaatajate küsimused ja sekkumised stuudio osas, see on nagu väga hea, et võib-olla selline padu jalgpallihuviline ütleb, et mis sa siin nii lihtsalt asja räägid, aga tegelikult on vaja rahvast kaasata, sest see on nagu rahvapidu suur tiitlivõistlus jalgpallis. Otsesaate tegemine ei ole ju naljaasi, et selleks peaks sa tegema vist kuid ja kuid eeltööd, on mul õigus? Ütleme, kuid ja kuid eeltööd on selles mõttes jah, et sa oled selle valdkonna sees, sa oled kogu aeg eetris, teed teisi asju ja võib-olla ka valmistad ennast ette tegelikult suureks tippvõistluseks, nii nagu sportlanegi. Teeb trenni ettevalmistusperioodil ja siis lõpuks on tal see võistlus nii-öelda pidupäev, kas MM või olümpia või EM või mis iganes. Et sama on ka tegelikult spordireporteritel, et igapäevaselt teed sa seda tavalist tööd ja siis, kui on sul suur tiitlivõistlus, siis sa pead särama ja tegema oma töö korralikult ära. Et praktika on see, mis sind vormis hoiab. Aga mulle meeldib rohkem teha otsesaateid, seepärast, et see on siin täna ja praegu. Videosalvestusega, nagu me täna teeme, tegelikult on alati niimoodi, et saame öelda operaatorile stopp, teeme väikse pausi, koperdasin, läks sassi, küsime uuesti, et see on kõik võimalik ja natuke sa loodad ka selle peale, et ma võin rääkida, et kui läks sassi, teeme uuesti. Aga otse-eetris sellist asja ei ole, et siis on kõik, oled alasti kistud rahva ees ja
ja see lisab sellele asjale sellise kontsentreerituse, et sa oled rohkem tegelikult, võid olla rohkem nagu valmis, sest sa tead, et sa koperdada ei saa, uuesti võtta ei saa ja siis on teine asi, et kui näiteks läkski midagi nagu valesti või mis iganes, siis ei tohi sellest välja teha. Et sama muuseas ka golfis, et kui sa mängisid 18 rada ja näiteks esimene rada läks sul nässu, siis unusta ära esimene rada. Et see on nüüd läinud, ütleme, sul oli paar 4, sa mängis selle 6-ga, tegid tupla näiteks ja sul on, sa oled nii tige ja sa lõid selle väikse lühikese puti mööda, siis unusta see kiiresti ära. Psühholoogiliselt on see ülitähtis, täpselt sama on ka teles või raadios või kuskil mujal. Et kui sa räägid ja läks midagi sassi ja loomulikult kukkus väga nagu totter välja, siis unusta see ära mõtle selle peale, kerge on nii rääkida, on ju, aga raske on seda teha, aga nii on nii, see on nii, et ikka juhtub ja pärast see naljakas seik või see sõnakoperdus või valesti ütlemine isegi hiljem meenutad seda hoopis nagu naljagalt, jah, et ei ole sellist nagu, mida ma nüüd ütlesin. Aga võib-olla meenutad mõnda sellist enda väljaütlemist, nagu näiteks Toomas Ubal kukkus kehvalt välja, et nüüdseks on kõik naised meie järgi läbi käinud. Et ma ei mäletagi, et need on kindlasti palju olnud, et ma olen ka mõnikord öelnud ka perekonna nime valesti näiteks, mis on väga hull viga, seepärast, et igal inimesel on nimi kõige tähtsam, nagu see nime juures eksib, ütled valesti või läks meelest ära. Et neid on mul kahjuks tulnud, et siis ma olen alati kirjutanud endale intervjueeritava nime paberi peale, eriti kui ma teda veel vähem tean, et siis ja pole eriti kuulnud või midagi taolist, et siis see on lihtsalt elementaarne, et sa ei tohi nimega eksida. Ma olen eksinud mõned korrad ja ma arvan, et need on ikka juhtunud, et see on piinlik lugu. Et siis käid küll mitu korda, see ei ole see koht, mida naerda, on ju. Tegelikult võid isegi naerda pärast, on ju. Aga endal oligi nii, et ei teadnud, kuhu vaadata. Et jah, sellised asju on olnud. Aga räägi, kui see pikk jalgpalliõhtu on ära olnud, lähed koju, siis kas sa suudad kohe oma rollist väljuda? Ega ei suuda küll, jah. Et tegelikult mõtled kogu aeg selle ülekande peale, selle võistluse peale ja samas on asjaga on selline, et kui mäng on hästi huvitav olnud, siis ei olegi nagu tähtis, et kui hea või halb olid sina, et see mäng ise kandis, on ju, ja sa lähed mänguga kaasa, sa unustad ära selle oma rolli, et sa tegelikult oledki selle asja sees ja siis on kõik korras. Et sa oled nagu see loomulik osa sellest mängust ja see hea mäng, see põnev mäng, see dramaatiline mäng, kisub siin niivõrd kaasa endaga, et sa ei saa hiljem ka magama jääda korralikult, et sa nagu naudid, sa tegelikult sellepärast seda tööd teedki, et sa tahad kaifi saada sellest oma tegemisest, et see ideaalne töökoht selle koha pealt, kui sa oled spordihuviline ja saad teha suurt spordivõistlust. Eile tuli minu postkasti ajakiri Golf, kus oli ka intervjuu sinuga ja sa väitsid seal, et sa töötad 24 tundi ööpäevas. Seega sa oled ju töönarkomaan. Selles mõttes, et eks magan ka loomulikult, aga tegelikult vaata mõtled ikkagi selle asja juures ja kui sul on töö ja hobi nagu ühes käes, siis oledki nagu asja sees, et mõnikord on vaja välja ka sellest tulla. Aga tegelikult oled kätte saada, sa oled kogu aeg, see ongi see nagu ütles ka kadunud Toomas Uba, et sa pead pidevalt olema asja sees. Et nii nagu rong liigub ühest jaamast teise, sa pead täpselt kogu aeg liikuma kaasa selle ajaga, selle moega, selle suunaga, nende reeglitega, mis selles on. Sa ei tohi kordagi maha jääda. Kui sa maha jääd, siis sa lähedki selles peatuses maha ja ongi kõik, rong läks minema. Et sa ei jõua järgi talle. Et sa pead kogu aeg tegelikult sees olema, et see on nagu hea ja halb. Et sinu töö ei lõppe kell 5 õhtul või kell 6 õhtul. Et mul poeg ütles ka kodus, et tema näiteks sellist tööd ei tahaks teha, et kogu aeg õhtuti käis veel nagu rahvusvaheline suhtlus, meilitsi ja telefonitsi ja sest EBUs või Euroopas või kuskil mujal maailmajaos, kui oli erinevad ajavööndid, siis oli vaja teha nagu seda tööd näiteks veel kodus ka. Aga teisest küljest mulle kuidagi meeldib see, ma kuidagi seda naudin ja kui ma seda nagu teha ei saa, siis ma tunnen, et midagi on puudu, midagi võiks nagu teha. Et see on nii, ma ei tea, kas see on hea, aga tegelikult kui see on sulle hea ja sa tunned, et see sind arendab ja pakub sulle rahuldust, siis ma arvan, et on õige. Et tegelikult igaüks elab sellist elu, nagu ta tahab, et kui ta tahab teha kellast kellani tööd, siis ta teeb kellast kellani tööd ja ta tunneb ennast hästi ja tuleb õhtul ja pärast tööd siia trenni tegema, kas mul keegi ei keela minna golfi mängima või jalgpalli ma ei mängi praegu, et juba vanus ka selline ja põllu ka haige. Aga tegelikult
noh, me nüüd golfist räägime, siis ideaalne hetk minna ennast välja elama, üldse spordis minna ja mängida korvpalli või teha kergejõustikut või joosta, mis iganes. Ja nagu ikka, britid loodavad ja ootavad nendelt olümpiamängudelt hästi palju, aga olgem ausad, ka meie ootame siit ilusat spordipidu. No sinu kohta on sosistatud mulle sellist asja, et justkui sa ei olekski 100% Eesti verd, et sinu kolmas välde olevat kuidagi nagu omapärane. Vot tegelikult selle küsimusega ma olen kokku puutunud, et mis rahvusest sa oled. Et väga paljud on küsinud ja mäletan, et Tartu Ülikoolis andsin veel vene keele eksamit ja siis õppejõud oli ka, et ma nägin juba, et eksam on sooritatud ja kõik oli hea, siis küsib õppejõud mu käest, et Kaljuver, откуда вы родом все-таки? Ja siis ma ütlen, et ma чисто эстонец on ja не может быть, даже акцент у вас еврейский. Et selles mõttes, kui ma tõlgin, et mis rahvusest sa oled, et ma ütlen, ma olen eestlane. Ei, et, no, et ei saa olla isegi, et aktsent on sul juudi aktsent. Ei, ma olen ikka selles mõttes nagu eestlane ja kui ma olin väike poiss koolis klassis ainus tumeda peaga kutt, siis mõeldi, et ma olen näiteks grusiin või kuskilt Lõunamaalt. Et ma ei tea, tegelikult passis on eestlane ja kus juured viivad, ei oska isegi nagu öelda. Tänane intervjuu on selle poolest väga huvitav, just kui ma teeksin intervjuud iseendaga, sest et sina oled tähtkujult Skorpion ja Draak on aastal sündinud. Ka mina olen. Kui palju sa usud horoskoopidest? No väga tegelikult ei usu, aga mõnikord tahaks jälle uskuda ja mõnikord ikka vaatad, eriti sellises noorukeas ma seda nagu jälgisin täpselt ja Skorpion ja Draakon ja mis iganes kõik jutud, aga mida elu edasi, seda vähem ma seda nagu usun, sest et ma nagu väga palju selle rõhku ei pane, aga ma arvan ikkagi nendel tähemärkidel võib-olla mingi õigus kohati ikkagi võib vist olla küll, aga noh, ma ütlen, et ma nagu väga neid ei jälgi ja selle peale nagu väga ei mõtle. Aga noh, kui niimoodi on, kui tähemärgid on olemas, ju nad siis kuskil ka nagu töötavad. No ma loodan väga, et televisiooniga päris lõpparvet sa pole teinud. Ja veel ei ole. et alates 1. maist hakkan TV3 uudistes tegema golfirubriiki igal reedel kuni 3 minutit. Oleme selle kokkuleppe TV3-ga teinud ja siis ma saan rääkida Eesti golfist ja üldse golfist ja nendest asjadest, inimestest ja probleemidest ja rõõmudest ja muredest ja samas teeme sellesse rubriikiga sellise väikse meelelahutuse koha, et kus paneme 2 kuulsamat Eesti inimest igas saates ka omavahel võistlema sellisel väga lühidal vormil. Nii et ma arvan, et saab olema huvitav, sest võiks ka golfist rääkida rohkem ja teha golf nähtavamaks, mis on ka minu eesmärk. Huvitav, mida kolleegid ja tuttavad ja vaenlased ETV-st sellest arvavad? Ma arvan, et nendel on hea meel, et ma ei ole nagu teles kadunud ikkagi ja ma ei usu, et siin mingi probleem tekib, et eks me kõik teineteist tunne ja ma arvan, et eks me mingit pidi alati nagu soovime üksteisele ka edu, et see on normaalne, Eesti on nii väike ja nagu me eelnevalt rääkisime ka, et teleseltskond Eestis teab üksteist päris hästi. Nii et ma arvan, et siin probleem ei ole, vastupidi, ka mina pean ennast natuke vormis hoidma. No Marko, suured tänud, et sa leidsid aega täna minuga kohtumiseks. Tõepoolest, ma võin väita, et ma enam sind ei karda. Ma arvan ka, et ei ole mingit põhjust. Vastupidi, suur aitäh sulle ka. Ja Eesti Golfiliidule soovin edu ja õnne. Ja head mängu kõigile. Aitäh sulle ka.